Meie laulu- ja tantsupeo suverubriigi eelviimases episoodis võtame luubi alla rahvatantsurühma Mullaketrajad, mille koosseisust leiame paljusid Eestis tuntuid ja armastatud nägusid. Nele-Liis Vaiksoo, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Anne Veesaar ja nii edasi. Mullaketrajatel oli unistus pääseda tänavusele tantsupeole ja seda sinilindu mindigi 2023. aastal jahtima. Sel nädalal on käes kulminatsioon. Rohkem kui 10 aastat tagasi mõtles laulja ja näitleja Nele-Liis Vaiksoo mustritest. Need samad mustrid, mis joonistuvad tantsupeol Kalevi staadionil ahetama panevaks silmailuks. Täpsemalt, kuidas muutuvad tantsupeo nädalal Tallinna harjutusväljakutele hajutatud grupid peaetenduse käigus üheks tervikuks. Esimene doominokivi oli kukkunud. Ma sattusin, ma arvan, 7-8 aastat tagasi, mäletan küll ühe laulu peal me vaatasime seal mätta peale, siis ma ütlesin sõbrale Lauri Liivelt, tead, mul on tegelikult selline unistus, ma tahaksin hoopis tantsu peale kunagi minna. Siis ma mäletan, Lauri vaatas mulle otsa, et ma tahan ka. Ma ütlesin, okei. Ja siis me niimoodi vaikselt ikka aeg-ajalt tuli jutuks ja siis selgus, et väga paljud sõbrad on sellest nii-öelda unistanud. Ja siis 2 aastat tagasi, kui oli noorte laulupidu just ära olnud, siis kuidagi tekkis selline sobiv moment algatada see rühm. Mullaketrajad oli juba Lauri Liivil ammu välja mõeldud, et see saab nimeks. Ja nii ta siis veerema läks. Pundi nimi väljendab eneseirooniat, sest enamik liikmetest on keskeas või peaaegu seal. Kaugel see mullaketramine enam ikka on. Tantsupeo asi tuleb täide viia, kuni jaksu veel on. Kuigi kirjutav meedia on Mullaketrajad tituleerinud läbivalt staaride rahvatantsurühmaks, on nad endi arvates ennekõike hea sõprusgrupp, kellel on täita üks ühine eesmärk. Me oleme kõik vanad, põhimõtteliselt enamus kõik tunnevad üksteist juba, ma ei tea, 20-30 aastat. Et hea energia on väga töine ja samas väga lõbus. Anne tantsupartnerina ja sina talle tantsupartneriks. Kuidas teil see dünaamika töötab? Meil on väga hästi. Me just üks päev meenutasime, et me oleme tantsupartnerid 34 aastat tagasi tegime esimese tantsu 91. aastal. Mis tants oli? Mingi siuke tants tähendab, kui peol. Nii, ja siis me oleme lihtsalt, nagu võib öelda, jube head sõbrad. Me mõlemad oleme, julgen öelda, selle trupi kõige diletantlikumad tantsijad. Nii et me saame nagu toredasti hakkama ja me ei lähe nagu vihaseks, no mis me üksteise peale vihastame seal. Mõlemad oleme võrdsed ja teised on mis palju paremad, lihtsalt me peame nagu kogu aeg kokku võtma ja pingutama ja imetoredasti läheb. Esimesel tegutsemise poolaastal võeti Nele-Liisi venna Raul Markus Vaiksoo juhendamisel endale treeninguteks aega 2 korda kuus. Treener Raul Markus siis lihtsalt tutvustas meile üldse nagu erinevate maade tantse, erinevate maade rahvustantse ja siis meil oli lihtsalt selline nagu üleüldse sissejuhatus, et siin on minu parem jalg ja siin on minu vasak jalg ja parem käsi ja vasak käsi, et võib-olla inimesed, kes igapäevaselt tantsimisega ei tegele, et ka nemad nagu nii-öelda natuke nagu väike selline sissejuhatus. Ma kujutan ette, et te pakkusite talle väljakutset. No kaheldamatult, et üleüldse siukeste peaaegu juba vanade peerudega, kes pole õieti üldse tantsinud, panna see punt kokku ja ühest küljest olla nagu lasteaiakasvataja, alustada A-st ja B-st, aga teisest küljest kõik on juba ju nii isiksused, kõigil on omad pretensioonid, omad mured, tohutult palju tööd, et ilmselt see on tal ikka väga väsitav ja koormav olnud, jah. Edasi läks töö tõsisemaks. Kiire elu kiuste hakati koos käima igal esmaspäeval. Täiskäik lükati sisse mullu sügisel, tantsupeole saamist otsustavate ettetantsimiste eel. Meie rühm ei koosne ka ainult muidugi tuntud inimestest või avaliku elu tegelastest, et meil on väga palju lihtsalt väga aktiivseid inimesi ka rühmas, et kes on meil siin tegelevad, ma ei tea, hambaravi ja õigusteaduse ja muuga. Aga eks see on olnud keeruline, aga kui ikkagi eesmärk on pääseda tantsupeole, siis muud ei ole, kui lihtsalt tuleb rebida seda aega kusagilt muud asjade arvelt ja ma arvan, me ikkagi päris ettenäitamiste eel ikkagi meie treeningsamm tihenes päris palju, me tegime väga palju siis enne neid ettenäitamisi ikkagi veel eraldi proove, et
nägime vaeva päris kõvasti. enne ettetantsimist oli ikkagi suhteliselt ärev tunne, ei olnud niisugust veendumust, me läheme kütame, raudselt saame. Et kui sa olid nii palju nüanssidesse juba seal trennides süvenema pidanud ja tegema mingeid asju ja said aru, et kuule, et see on päris keeruline, et see ei ole ikka päris niimoodi, et teen siin mingi siuh-sauh ja kõik tuleb, eks ole, vaid ikka seal on mingid keerulised detailid. Et ikkagi päris ärev oli ja adrenaliin oli ikka täitsa laes. 11. aprillil kirjutas Nele-Liis Vaiksoo oma sotsiaalmeedias. Asi ametlik, mullaketrajad on pääsenud tantsupeole. Pileti lunastamine tähendas suviseid ümberkorraldusi seltskonna tõises argirutiinis. See on meil nüüd graafikusse pandud ikkagi umbes eelmisest septembrist kõikidele, et kui me pääseme, siis on teada see, et esinemisi vastu ei saa võtta, kui need just ei toimu öösel ja päeval, kes on päevatööl meil, siis nemad on võtnud endale puhkuse selleks nädalaks. Nii et see oli meil raudnael, et siit enam puududa ei saa ja ongi, meil on kogu rühm on kenasti igapäevaselt kohal ja harjutame ja näeme vaeva ja ma usun, et esikust tuleb vägev. Mis on kõige raskem? Ma ei tea, mulle praegu tundub, et see ohtehullud ongi vist kõige raskem. Et see distants on päris suur, eriti tüdrukutel, naistel on teisest staadioni servast idatribüünist läänetribüüni nii vaja tõmmata mingeid pikki poogneid ja see on nagu võib-olla kõige võhmakam. Aga jah, me ei ole tuljakut, ei ole veel suure staadionil teinud, et midagi konti murdat ei ole, aga lihtsalt korraks alguses võib-olla on see distantsi vahe on nii suur, et oled harjunud väikses spordisaalis seda tegema ja siis nüüd tõmmatakse see, eks ole, jalgpallistaadioni põhimõtteliselt laiali, et võhmakas. Selles mõttes võhma on kindlasti rohkem tulnud, võib-olla ei rapsi ka nii palju tühja kui alguses. Aga meil on minu meelest üldse väga lahedad liigitantsud, et me oleme Sakal all ja me naiste rivi, kui me alati seal valmistume tribüünil, siis see ohtehullud läheb peale, siis see on kõigi meie selline nagu eriline lemmik meie siis liigitantsudest, nii et seda on suur rõõm tantsida. Mullaketrajad on vähemal või rohkemal määral kõik kogenud tantsu- ja laulupeo võlu ning melu, kellele meenuvad vahepausidel jätsisöömised, kellele lihtsalt kunagine kooliaeg. Nüüdne osalus toob mälestused taas esile, kuid pakub endiselt ka uut emotsiooni. Mis siis, et elukogemust on kamba peale turjal rohkem kui küll. Ikka tekib, isegi kui meil olid mingid ettetantsimised ja siis seda lõpulugu tantsiski terve saal. Muidu kõik tegid oma tantse nagu eraldi tantsisid, aga lihtsalt see lõpulugu kõik kokku. Ja no kui saal on rahvast täis ja ikka tekib emotsioon, tekib. Nii et ma arvan, et seal tantsupeol see on veel täitsa veel üks klass kõrgemal emotsiooni mõttes.